Täna siis toimub Eesti Mittetulundusühingute Sihtasutuste Liidu 5. digitöötuba teemal nutikas foto- ja videotöötlus. Ja teile räägib sellest Veronika Rogalevitš. Nii, tere pärastlõunat ka minu poolt. Ja mina näitan teile või kõigepealt alustan siis esitlusest, et ma sooviks ka märku, et kui midagi ei kuvata, et ma siis kohe teaks, et äkki ma midagi vajutan valesti. Et praegu ma siis käivitan slaidi esitluse. Nii, ja teemaks on, mul on veel vana esitlus, et see pealkiri jäi veel ilma nutikata, et tegelikult see on hea täiendus, et nutikas foto- ja videotöötlus. Ja kavas on meil täna siis kaks suuremat teemat. Esimeses osas räägime me siis pilditöötlusest ja uurime siis kõigepealt, kuidas nutiseadmes ehk näiteks mobiiltelefonis või tahvelarvutis me saaks kiirtöötlemist juba ära teha, kui me soovime otse nutiseadmest oma pilte jagada näiteks, et seal on selleks ka vastavad tööriistad olemas. Ja siis sukelduma pilditöötlusprogrammi PixLR. PixLR on olemas nii nutiseadmetele rakendusena ehk äpina, kui ka siis veebipõhiselt saab seda kasutada brauseris, aga lisaks ka alla laadida täiesti iseseisva programmina oma arvutisse. Nii, ja konkreetselt räägime siis elementaarsetest pilditöötlusvahenditest või tähendab toimingutest nagu pildi suuruse muutmine, kadreerimine ehk kroppimine, kontrasti muutmine, heledus, tumedus, sellised esmased korrektuurid, värvid ja kõik, mis teeb selle pildi siis natukenegi paremaks. Samuti, et ta sobiks ka näiteks, kui on selline kvaliteet ka väljatrükiks või vastupidi siis veebilehele ülespanekuks. Ja lõpetuseks mõtlesin, et vaatame natukene ka selliseid natuke ägedamaid äppe, et saaks võib-olla kunstipärasemalt läheneda või siis kombineerida erinevaid pilte üheks tööks, et teha kollaaži. Et tutvustan ka sellist rakendust nagu Adobe Spark ja see töötab ka videote puhul, et seda vaatame siis võib-olla 2 korda täna. Aga veel siis PixLR-il endal on olemas kollaaži loomise võimalus ja siis paar veebipõhist rakendust ka. Nii, ja teises osas räägime siis videotöötlusest, et kuidas kõigepealt üldse filmida saab, kuidas videot saab siis sinna programmi ja kuidas sealt, kui ta on valmis saanud, välja lõigatud, tiitrid lisatud, igasugused efektid, et kuidas ta siis omakorda publitseerida ja jagada teistele inimestele, et selleks on ka mitmeid võimalusi. Nii, aga alustame siis piltidega. Et nutitelefonid, enamasti on meil siis kas iOS või Android telefonid, et sinna sisse on juba tegelikult sisse ehitatud mõningad võimalused. Et me ei peagi neid välja eksportima sealt arvutis, et töödelda. Et kui te näiteks soovitegi kiiresti ise pildistada ja siis kohe jagada näiteks Facebooki, Instagrami, ükskõik kuhu veebilehele või sõpradega või meiliga saata seda pilti, aga ennem tahate natuke seda korrigeerida, siis te võitegi kohe põhimõtteliselt seda ära teha, et mõne minutiga ongi valmis. Nii, et alustame siis kõigepealt iOS-ist, et ma tegin mõningad ekraanipildid, et iOS-i ehk siis iPhone'ides on selline kaust, kuhu kõik pildid kogutakse, mille nimi on Photos. Ja kui te tahate otse sealt siis neid pilte kõigepealt üle vaadata, mis te olete teinud, te saate sealt vaadata ja siis kustutada, aga kui te tahate ka töödelda, siis olenevalt iOS-i versioonist, et mul on 2 pilti, üks on vanemast ja teine on siis iPhone 7-ndast, et kus see edit nupp on ehk kus see nagu pildi töötlemise vahendid peidus on. Et vasakul pool on näha, et see vanem versioon siis peidab seal pildi all, et me avame konkreetse pildi, mida me tahame töödelda seal Photos kaustas ja siis all on see settingute selline ikoonikene, et tuleb siis selle peale klõpsata näpuga siis vajutada. Ja uuemas on hoopiski üleval nupp Edit, et natuke ümber tõstetud, aga nupud ja kõik muud funktsioonid on seal täiesti samad.
Nii et kui te saate praegu kaasa teha, siis te võite seda vaadata, et kas teil on see olemas või ei ole. Ja kui me sinna vajutame editi või selle ikooni peale, siis me näeme, et meil on siin siis 4 või 3, kuidas kellelgi põhinuppu. Ehk siis esimene ongi kadreerimine, pildi pööramine, et kui me selle peale näpuga lähme, siis me saame seda pilti näppudega siis suuremaks, väiksemaks venitada lihtsalt. Seal muud tarka teha ei ole ja siis ka pöörata täpselt samamoodi siis näppudega, et natuke parajamaks või siis kui me kadreerime, siis me saame ta zoomida natuke rohkem sisse, et objekte esile tuua. Ja siis kindlasti kinnitada seda toimingut. Nüüd ma korraks vaatan ühte pilti, kadreerin ja kui te olete valmis ja midagi muud ei tee, siis vajutate Done. Kui te tahate edasi töödelda, siis järgmine nupp on siin filtrid. Need 3 ringikest on filtrid. Nende abil te saate erinevaid juba efekte tegelikult peale panna, ehk siis pilt muudab oma värvust, võib-olla ka mustvalge või siis muud moodi seda värvigammat. Et võite proovida, äkki see on sobilik variant. Ja siis 3. valik on siis heledus, tumedus, kontrast. Siin on tegelikult see päris korrigeerimine, et kui teil tuli liiga tume pilt, te saate siis seda tumedus-heledusastet näpuga siis lohistades paremale vasakule, et kõigepealt valige, et mis parameetrit te muuta soovite, kas see on siis värv, kontrast või heledus-tumedus, selle nupu all need kõik avanevad ja siis saate seda korrigeerida näpuga. Ja kui on valmis, vajutate Done. Nii et sellised võimalused siis iPhone'il kohe see pilt valmis teha ja siis juba share nupp oli seal samas pildi all ehk jaga, saate ka jagada sinna, kuhu soovite. Nüüd Androidis on täpselt samamoodi, sama loogika, et on Photos rakendus olemas Androididel äppide sees ja seal on ka sarnane nupp iga pildi all, kui me nüüd konkreetset pilti avame seal Photos rakenduses on olemas nii jaga nupp, see teine on siis see muutmise nupp, parameetrite nupp. Ja kui me sinna vajutame, siis siin on isegi rohkem parameetreid kui iPhone'is, et parandada pilti me saame väga erinevat moodi. Et näiteks heleduse all meil avaneb omakorda siis säri ja kontrastsus ja valged toonid ja nii edasi, et värvid, kõik muud. Värvi all veel omakorda mitu parameetrit saab igat ühte siis eraldi siin kruttida. Ja lisaks on ka efektsuse parameeter veel eraldi, et seda saab lihtsalt edasi-tagasi kerida siin. Et võite uurida, et kuidas siis pilt muutub, kui te neid parameetreid ka muudate. Ja kui te tahate, et see nii jääks, siis kindlasti ka rakendage need peale. Kas Done või Save. Nii, ja ka kroppimise nupp on meil siin olemas eraldi, et see on siis siin paremal pool. Ehk siis me saame kaadrit ka muuta. Et ühesõnaga kohe pildi all te leiate neid samu settinguid, kui te tahate otse mobiilseadmes seda teha. Lähme edasi. Nüüd lisaks sellele, et meil on otse mobiilides olemas need võimalused, me saame tõmmata endale nendest rakenduste poodidest ka spetsiaalseid pilditöötluse äppe. Siin üks tasuta äpp, mida ma välja tõin, et kui te tahate natuke rohkem pildiga vaeva näha otse mobiilseadmes, siis selleks on VSCO. See on tasuta ja saab siis ainult mobiilseadmetes kasutada, mitte arvutis. Et siin on mul üks ekraanipilt ka telefonist, et temal on siis võimalik rohkem asju rakendada, näiteks me saame muuta ka pildi temperatuuri, tonaalsust, eemaldada üleliigseid varje või varjusid ja lisaks on siin muud asjad, mida näha ei ole. Et tegelikult neid valikuid on siin kõvasti rohkem, lisaks nendele standardsetele kontrastsuse ja heledus-tumedus-parameetritele. Et saab ka teravamaks näiteks teha, kui on kohati liiga udune.
Ja lisaks veel läbi selle äpi saab ka pilti teha, ehk siis ma saan mitte lihtsalt kaameraga pildistada, vaid ma avan selle äpi ja siis teen pildi. Ja siis ma saan seda pilti kohe seal äpis töödelda. Nii, aga nüüd lähme siis PixLR-i juurde, mida saab ka erineval kujul kasutada. Ja meie praegu vaatame siis seda programmi varianti, mis on alla laetud arvutisse, ehk siis lingi alt palusin teil eelnevalt ka alla laadida, kes tahab kaasa teha, aga saab seda loomulikult ka hiljem teha ja ka veebipõhises programmis, mis avaneb siis sellelt aadressilt pixlr.com. Nii, et lähme siis praegu esitlusvaatest välja ja avame PixLR programmi. Natuke võtab aega ja loodetavasti, et on meil ka mõni pilt võtta kohe. Et PixLR-i kasutajaliides on selline üsna lihtne, et kõik menüünupud on vasakul pool, mis meil vaja täna läheb ja selleks, et ma saaks pilti avada, on kohe siin ees suur sinine nupp Open Image from Computer, et ma siis otsin mingi pildi, mida ma tahan töödelda. Nii, nüüd on mul see siin ilusti ees ja need nupud on vasakul. Et tavaliselt, kui ma teen pildi korrektuuri, et mul ongi vaja mõningad asjad siin natuke paremaks teha, et enamasti on see suuruse muutmine, kontrastsus, heledus, tumedus. Ja kui ma tahan juba efekte ja midagi muud juurde, eks see on juba vastavalt vajadusele, aga ka seda on võimalik siin teha. Et Fast nuppu alt siin vasakul, siis esimene nupp ülevalt, ongi need põhilised asjad, mis me kasutame. Ehk siis kroppimine, kadreerimine ja siis suuruse muutmine. Et võtame kõigepealt selle kroppimise ette. Et kui ma vajutan, siis ta küsib mult, et kas ma säilitan ka need proportsioonid, et pilt on mul live formaadis. Et kui ma hakkan nüüd servadest teda kokku tõmbama, et kas ta tõmbabki mul täpselt nii, nagu ma tõmban, lõikab ta need servad ära või kui ma panen selle lukku kinni, et siis ta säilitab selle proportsiooni. Et näed, et kui ma praegu tõmban, see proportsioon jääb täpselt samaks. Et siis, kui ma välja trükin, see suurus jääb alati selliseks, et proportsioon tähendab, et ta ei muutu. Aga kui ma selle luku lahti teen, siis ma hakkan siit tõmbama, et siis ta tegelikult muudab mult igat serva eraldi täpselt nii, nagu ma tahan. Et oleneb jälle, mis teie soov on, et ma võin ka niimoodi teha. Et praegu ma siis tahangi äkki ruudukujulist pilti, mitte horisontaalpaigutusega. Nii, ja kui mul on valmis see, siis ma vaatan nüüd üle, et suurust saan tegelikult ka teises kohas muuta, aga siin ma näen juba selle pildi suurust, et see on üsna suur, mahukas, et see sobib väljatrükiks, et see on mitu tuhat pikslit. Ta resolutsioon on hea ja ta suurus on päris suur pikslites. Siit ma saan veel ka pöörata seda kadreeringut, mitte pilti ennast. Aga rohkem ma midagi teha ei saa. See raam, mis ma ise praegu tegin, et seda ma saan pöörata siis ka teistpidi, kui ma tahan. Nii, ja oletame, et mul on nüüd selline kaader ja vajutan apply nuppu, et selliseks ta ka jääb. Nüüd järgmine on siis fast menüü selline käsk nagu straighten. Ehk siis kui pilt on viltu või ma tahan teda 90 kraadi pöörata, siis selleks ongi see nupp. Et kui ma tahan ainult natukene pöörata, mõni kraad, siis see angle on see koht, et ma siin siis vaikselt liigutan seda kas paremale või vasakule, et see on pildi nurk. Nii. Aga kui ma tahan 90 kraadi pöörata, siis üleval pool. Ja lisaks ma saan veel nii-öelda neid horisontaalselt ja vertikaalselt igatipidi pöörata. Et saate siis proovida, mis variant teile kõige paremini sobib. Nii, ma jätan ikkagi nii, nagu ta oli ja vajutan apply nuppu või siis tühistan ära. Nüüd resize ongi suuruse muutmine, et seda kasutan ma päris palju, eriti kui ma tahan nüüd seda pilti saata meiliga või panna üles veebi. See on praegu kindlasti liiga suur. Et kui ma teen näiteks e-kaarti
mis ma panen meiliga attachmentina, manusena või siis kui ma panen ta veebi, mis on ka oma mahupiirangutega, siis ma pigem paneks alla 1000 igal juhul need numbrid, näiteks 500. Ja siin proportsioon säilib automaatselt, et piisab, kui ma sisestan siis ühe parameetri laiuse, et kõrgus läheb ise paika, kuna lukukene on siin peal. Ja, apply. Näete, kui pisike ta tegelikult on siis. Et praegu selles vaates, et ma igaks juhuks, kuna siis on kehvasti ka näha seda, et ma teen undo, et ta ikka oleks sama suur, siis me näeme, mis me pildiga teeme. Nii. Nüüd edasi, mis meil siin on autofix, mida ma ei soovita kasutada. See teeb siis automaatse pildiparanduse oma nägemuse järgi ära, nagu tema arvab sellest, et milline see pilt võiks välja näha, ehk siis kõik värvid, tumedused, heledused, varjud. Praegu me väga vahet ei näegi, aga mõne pildi puhul võib juhtuda, et see läheb pigem koledamaks. Et seda tasub siis proovida ja kui ei sobi, saab alati teha undo. Edit menüü alt või Ctrl-Z-iga on see undo käsk. Nüüd hiil on siis ka selline, siit saab pintslivärvi ja muuta, et nii-öelda paranduse või parandamise märk, aga tegelikult ta siis pigem näete, mis teeb. Suurus on suur. Võimaldab meil siis üle värvida mõningad asjad ilusamaks käsitsi, kui me tahame siin pintsliga mässata ühtlasemaks värvi ja tooni võtab ta siis sellest kohast, kus te ise parasjagu hiirega olete. Et kas varjud, läiked juurde panna või siis värvi, spot. 3 erinevad asja saab siin juurde panna. Läige on siis see põlev lamp ja vari on siis see, et varju siis pigem ära võtta. No vot, et saate siin käsitsi proovida teha, et 3 asja oli siis värv, heled või see sära nii-öelda ja siis vari. Nii, ja kui teile sobib see, siis vajutate apply. Nii, kui teil on portree inimese pilt, siis siin saate korrigeerida, silm tal tuli punane, pimedas välguga pildistasite silma, silmad läksid punaseks, siis sellega saab natukene selle puna ära võtta, seda numbrit korrigeerides. Praegu meil portreed ei ole, et ei saa kahjuks vaadata. Ta väga suurt imet ei tee muidugi. Nii, ja nüüd edasi. Et siin on siis meil võimalik teravustada, focal on see nupp, et teravustada konkreetset kohta pildi peal. Et näiteks ma tahan, et fookuses oleks ainult see keskpunkt. Ja siis kui suur see ala on ja kas ta on siis ka värvilisem või hoopis särab, et seda me saame siin nende numbriliste parameetritega muuta. Ja kui suur see hägustatud ala siis on, et see blur ala. Et praegu näete kõik muu hägustus ja keskel on meil siis ainult paar teravat marja. Et kui ma seda peale panen, siis ta nii jääbki, kui ma apply vajutan. Et ma saan veel rohkem seda hägustust lisada, et siis mari paistab veel teravam siin välja keskel. Või siis maha võtta täielikult selle hägusa pildi, et proovige, aga keskel jääb ikka teravaks. Nii. See las praegu jääda siis peale. Ja siis on meil siin ka splash, kus saab siis värvida pilti kohe kardinaalselt teist värvi. Ja seda ma võtan korra cancel'i, ma võtsin ta kohe mustvalgeks. Et seda värvi saate te all siis korrigeerida, aga see on nüüd väga radikaalne värvimuutus. Et kas te just sellist asja tahate, on teie otsustada. Et kui on vaja natukene korrigeerida, siis see võib-olla ei ole kõige parem variant. Et kas
heledaks või tähendab, kas siis külmemaks või soojemaks, et siin alguse poole peal saab seda siis veidikene proovida. Aga jah, muidugi seda tooni saab veel siin omakorda tõsta, seda tundlikkust. Jah, seda ma ei ole eriti kasutanud, sest ma nii palju värvi ei taha kunagi muuta. Ma ei panekski praegu seda. Nii, ja nüüd edasi võtame selle fasti alt, me vaatasime kõik läbi, nüüd refine ehk siis paranda käsu alt. Siin me saame siis juba konkreetsemalt neid värve ja kontrastsuse ja muid asju ja heledust-tumedust paremaks teha pildil. Refine ja kõigepealt on siis värviparameetrid. Et hue on jällegi, vot see on nüüd see õige hue, mida võiks kasutada, et kas külmemaks või siis siia poole. Ta on sarnane sellele splashile, aga siin ma saan seda koos teiste asjadega kombineerida. Hue on siis tonaalsus. Nii, ja saturation on värvi kogus, et kui palju värvi ma tahan, et kui ma tahan võimendada värvi, kui mul on liiga splash selline pilt, siis ma panen saturationit juurde paremale. Ja kui mul on liiga värviline, siis ma võtan hoopiski maha. Nii, nüüd heledus, tumedus, lightness on siin. Et saate siis proovida ja vibrants on siis selline asi, mis täidab teil, ühesõnaga, kui teil on värve liiga vähe, siis ta täidab selle ära need kohad, kus tema arvates värve on vähe või kui on liiga palju, siis ta võtab maha, ehk siis ta tegelikult tasakaalustab teie pilti, üritab tasakaalustada. Et ma proovin nüüd vibrantsid natuke siia poole liigutada, et ega väga palju hullemaks näete ei lähe, läheb pigem selliseks ilusamaks. Võib natuke vibrantsit, ma ikka kasutan päris palju, et ta tekitab sellise visuaalse tasakaalu värvide ja kõige muu suhtes, mis kõik need 3 parameetrit kokku on. Nii. Nüüd edasi refine nupu all on kontrastsus. Üldiselt kontrastsus tekitab juurde ka varjusid. Ja sellega tuleb olla hästi ettevaatlik, et te ise näete seda, et võib nagu teha selliseks pehmemaks või siis hästi kontrastsete joontega objekti muuta. Et sellega tuleb mängida minimaalselt, seda ei tasu väga palju muuta, ainult siis, kui väga splash pilt on, siis võib-olla seda juurde panna. Ja brightness on siis heledus jälle natuke teises mõõtmes. Et võite ise vaadata, siis ka läikeid tuleb natuke rohkem juurde, et jällegi, kuidas tundub mõistlik, natukene juurde võib lisada. Nii, nüüd blur. Blur teeb siis hägusamaks, kui pilt on liiga terav, tahate pehmemaks. No see läks juba liiga pehmeks, eks ju, et ta hägustab ära. Seda ma praegu ei tahaks rakendada, aga sharpen on vastupidi siis, kui on liiga udune võib-olla, et siis ta üritab natuke teravamaks teha. Et see raadius on siis, kui suure ala pealt ta siis teravustab, mida suurem, siis seda suurem ala. Ja kui palju ta siis teravustab, on amount. Nii. Et no see, mis mul oligi terav ennem siin, see läks veel teravamaks praegu. Seda ma kohe silmaga näen. No vot. Smooth on jälle pehmendamine, et see ei ole mitte hägustamine, vaid natuke selline pehmema joone lisamine. Ega te näete, seda on visuaalselt juba üsna raske aru saada sellest. Ja kui te nüüd tahate veel ühte pilti siia pildi sisse panna, siis selleks on see double exp käsk, ehk siis siit refine'i all on viimane nupp double exp, et ma saan veel ühe pildi siia, näiteks panen ühe logo siia, et siis logo oli hästi pisike, et ma saan siis paigutada siia mingi logo, aga ma saan ta suuremaks ka venitada, kui vaja. Nii, et siis pilt pildis on siis double exp. Mul on nüüd 2 pilti ja kui ma apply vajutan, siis on kõik, siis ma enam seda muuta ei saa. Et ma pean siis kas undo-ga tagasi minema või siis, ma ei tea, siis uuesti uue projekti avama, et jah, et siin on selles programmis on see eripära, et tehtud, siis on tehtud.
No vot, et need on kaks põhilist asja, mida me kõige rohkem võib-olla kasutada soovime, et see suuruse muutmine ja mõningad korrektuurid, võib-olla ka see fokaalne efekt, et midagi esile tuua. Aga lisaks on siin Pixlr-is ka lisaefektid, visuaalsed efektid, et me saame pilti mustvalgeks või mingiks tekstuuri neile anda, et saate siin vaadata või siis lausa mingid lipud või mingid temaatilised taustad, teemad pildile lisada. Et need kõik tuleb eelnevalt siis alla laadida, sest nad ei ole vaikimisi programmis sees, et natuke läheb aega ennem, kui ta neid peale tõmbab ja siis viskab ta need üle pildi. Et igasugused efektid siis, kuidas pilt võiks välja näha või filtrid, neid võib ka niimoodi nimetada ja iga filtri juures on siis parameetreid võimalik eraldi korrigeerida ja pöörata seda siis, kuidas pidi ta siis rakendub pildile ja siis ka rakendada või siis kui me ei soovi, siis ei soovi. Opacity on nüüd läbipaistvus, et me ei pea täies mahus seda efekti peale panema, vaid natuke sellise pehmema versioonina, et läbipaistvamalt, et pilt kumab sealt läbi ikkagi paremini, et näiteks selline efekt peale. Neid on siin päris palju, et neid läbi katsetada on omaette teema. Aga kui te teetegi mingit kunstilisemat projekti, siis võite need läbi vaadata. Portreede puhul näiteks võib soovitada kasutada ka raami, pildiraam. Et border on selle nimi ja siin saab siis selliseid huvitavamaid, antiiksemaid või vastupidi lillelisi raame valida, et mõned on mustvalged, mõned on värvilised, peate siis ise vaatama, millised need siin on. Ja kui sobib, siis panete peale. Stylize ehk siis stiliseerimine, et siin on juba konkreetsed tekstuurid pildile. Need on juba väga kunstiprojektid, kunstipärased asjad. Ja stickers on siis kleepsud, sellised pildikesed, mida te tahate lisada siis oma pildile. Näiteks panen lepatriinu siia juurde, et see on nagu juba lisaobjektide paigutamine, saab seda pöörata, saab muuta seda suurust siin otse pildi peal ja siis paigutada näiteks siia lehe peale. Need on kõik siin jällegi, osad on alla laetud juba olemas ja osad võib-olla saab juurde panna, et temaatiliselt on neid tohutult palju. Saate siis vaadata, mis pilte juurde lisada. Nii, ja kõige viimane siin on type nupp, ehk siis te saate pildile lisada ka teksti, kui te teete reklaami või õnnitluskaarti, posterid, bännerid, et teksti kasutamine on tegelikult väga levinud. Ja teksti puhul siis avaneb see eraldi aken, tuleb sinna klõpsata sisse. Nii, ja vaadake, et kui suur see tekst on. Mul on ta üpris suur, ma panen ta veel suuremaks, et oleks ka näha. Pihlakas. Pilt on praegu mul hästi suure resolutsiooniga, sellepärast tunduvad kõik teised objektid väiksed ja suure laiuse ja kõrgusega. Ja fonte on siin palju erinevaid, et täitsa saab erinevaid valida, huvitavamaid. Nii, ja kui me oleme kõik välja valinud, siis lihtsalt apply ja pärast seda enam jälle teksti muuta enam ei saa. Teete valmis ja siis ta sinna ka jääb. No vot, et selline siis ülevaade ja kui meil pilt nüüd valmis on, siis meil jääb ta lihtsalt salvestada, file save as, jälle küsib kuhu. Ja kui me nüüd selle nime paneme, kausta valime, kuhu ta salvestab, siis ta veel küsib ka, mis kvaliteedis, et vaikimisi ta pakub mitte kõige paremat, aga no üsna hea kvaliteediga. Et me võime siis maksimumini näiteks seda panna või vastupidi väiksemaks teha, et ta mahust kilobaitides oleks siis vähem, et veebi näiteks ei sobi väga mahukad pildid. Okei, ja nüüd ta siis salvestab selle ära sinna kausta. Ja ongi selle programmiga kõik, et ta on hästi lihtne ja samas ta pakub piisavalt palju, et kui te tahate just kiiresti ära teha midagi. Kui teil nüüd on vahepeal küsimusi tekkinud, et ma teeks ühe küsimuste vastamiste vooru. Praegu kellelgi küsimusi pole tekkinud. Lähme siis edasi teise teema juurde, või tähendab, meil on siin veel üks väike teema ära rääkida. Lisaks Pixlr-ile on siis see kollaažide tegemine.
et kollaažid on siis selline piltide kokkukogumise programm, kus te saate mitu pilti ühe pildina esitada siis erinevates kujundusvormides, et me saame neid ruudukesi või ükskõik mis kujul kombineerida seda kollaaži erinevatest piltidest. Ja selleks on hästi palju erinevaid tasuta rakendusi saada, nii veebipõhiseid kui siis ka mobiiläpina, mida võib-olla rohkem isegi kasutatakse. Näiteks Pikk kollaaž on veebi või tähendab vastupidi nutiseadme äpp. Kui te selle paigaldate, siis kõik oma pildid, mis teil nutiseadmes on hoiul, te saate selle abil hõpsasti kollaažiks teha. Ja Pixelleril täpselt samamoodi, kui see on äpp, mitte see arvutiprogramm, vaid äpp, seal on see kollaaži tegemise võimalus kohe juures, et nutiseadmetesse ongi rohkem mõeldud see kollaažide tegemine miskil põhjusel. Ja nüüd, kes tahavad Instagramil on oma äpp layout, mille abil ta siis ruttu kollaaže loob. Aga mina soovitaks siis uurida Adobe Spark Posti, mis teeb lisaks kollaažidele ka muud põnevat. Et mul on ta parasjagu ka lahti, et tema aadress on spark.adobe.com, me räägime sellest ka videokoolituses, aga tema eripära on siis see, ta on tasuta, ta on mobiiläppina, veebirakendusena siis brauseris, kui lihtsalt teed spark.adobe.com-i alla konto. Ja kontot tegelikult ta eeldab ka nutiseadme äppis, ehk siis ilma kontota seda kahjuks kasutada ei saa, aga kontot on hästi lihtne teha, see sobib ka Gmaili konto selleks, või siis Facebooki konto, et saate otse sisse logida. Ja mis sellega siis teha saab? Üldiselt 3 asja. Post ehk siis mingisugune kaardikene, kas siis õnnitluskaart või poster või bänner. Ühesõnaga pilt ja tekst koos on selle all silmas peetud ja ta on juba võimalik teha eelkujundatuna. Adobe Sparkis on hästi palju valmis kujundatuid malle, kus seal on omad pildid, aga ta asendab automaatselt siis teie pildiga ära ja kõik tekstikujundused ja üleüldse disain on nende poolt juba ära tehtud. Mina kasutangi seda just eelkujundatud varianti, aga asendan oma piltidega alati mobiilseadmest. Ma kasutangi enamasti mobiilseadmes seda. Siis on võimalik teha veebilehte, et mingisugust uudislehte, reklaamlehte, mis ei ole mahukas, üks page, mis on jällegi eelkujundatud, teie täidate lihtsalt oma sisuga selle ära, et väga hästi sobib selliseks lühikese sisu edastamiseks graafilisel sellisel interaktiivsel kujul. Ja ka videote loomiseks sobib väga hästi, et saab 3 asja selle abil teha. Ja kui ma korraks näitan seda, kui ma uut loon, et siin on ka temaatiliselt võimalik need mallid valida. Et need on tohutult palju ja väga erinev. Mobiilvaates on natuke lihtsam see, et veebivaates on rohkem. Ja kõik värvid, kõik fondid on juba siin tegelikult korrektselt seatud, aga me ikkagi saame seal omakorda kõik asendada, muuta, värve muuta, nagu meie tahame, kuigi põhikujundus jääb ikkagi selliseks, nagu ta siin on näiteks. Et võite täitsa uurida, see on hästi tore ja just tänapäeval selline lihtne, et saab ruttu ägeda asja valmis kujundada oma pildiga asendades näiteks. Nii, ja siin on mul veel näite 2 veebipõhises kollaaži tegemise rakendusest, PicMonkey, ma teen korra niimoodi, ja siis Fotor. Nad töötavad hästi lihtsalt, kollaaži tegemine ongi tegelikult, siin ei pea isegi sisse logima, vajutad Make a Collage ja olen nõus kõigega. Nad on küll Flashi põhised, enamus neist, aga mis seal ikka, see vist tahab, et Fotor ei tahtnud, üks neist ei tahtnud ja teine tahtis kontot, et mul ei olnud meelest kumb. Vaatame. Nii, get started. Just, et siin ma hakkan kohe tegema. Aga natuke võtab aega, et kollaažil on oluline see, et sa valid siis millise ruudustiku, millise kujuga see kollaaž tuleb, kuhu need pildid siis paigutatakse ja siis põhimõtteliselt lisad need pildid sinna valmis. Impordid need pildid või klõpsad lihtsalt otse siia peale ja hakkab siis tulema neid pilte siia lisama. Et hästi lihtne kasutada. Et muidugi ta kropib need pildid siis korralikult ehk teeb väiksemaks
mis ongi eesmärk, et me saaksime sisu jagada siis nii nagu me soovime, me saame liigutada neid siin sees. Et teil pildid peavad muidugi eelnevalt kohal olema või arvutis olema, et mida siia lisada. Alla laetud või siis mobiilseadmest importitud. No ma võtan siis pliiatseid 2 korda, et te näeksite. Ja vot selline ta on ja siis saab kohe siit salvestada kas oma arvutisse või jagada otse kuskile. Siis peab sisse logima juba sotsvõrgustiku või lingina või ükskõik, aga arvutisse saate salvestada otse ilma sisse logimata. Et sellised kollaaži loomise võimalused on. Nii, siia ma panin teile veel linke, et ma isiklikult pildistan tavalise suure kaameraga, fotokaameraga ja mina kasutan tasulist programmi Adobe Lightroom pilditöötluseks. Et see on siis väga sobilik neile, kes natuke professionaalsemaid pilte või kõrgekvaliteetseid pilte ka väljatrükiks teevad, sest ta pildistab täisresolutsioonis, et nii mahukas see pilt on, nagu ta on, RAW formaadis siis ja neid saab siis Lightroomis töödelda vastavalt selliseks, nagu ma ise soovin, et originaalis ei ole veel töödeldud ennem. Ja 3 tasuta rakendus ka, 2 veebipõhist Free Photoshop Online ja Free Phototool, nad meenutavad väga Photoshopi, aga on natuke lihtsustatud, kes tahab uurida, seal on siis rohkem võimalusi kui Pixlr-is ja GIMP. GIMP on nagu väga hea programm, juba vanast ajast peale on ta olemas. Nii, lähme siis edasi videotöötluse juurde. Et videoga tegelikult läheb isegi vähem aega kui piltidega, sest seal on vaja ruttu ainult otsad ära lõigata ja ära publitseerida, et kuigi seal ka võib palju rohkem tööd muidugi ette tulla. See kõik sõltub vajadusest, et kuidas videot üldse endale arvutisse saada. Selleks on mitu võimalust, kui te kasutate kaameraid, siis tavaliselt salvestatakse SD või mingite muude mälukaartide peale, mida tuleb siis sealt välja võtta ja arvutisse spetsiaalsete kas üleminekute abil või ka otse saab neid sisestada ja sealt kopeerida. Teine võimalus on, kui te kasutate, kui teil on ka juhe, saab juhtmega loomulikult tõmmata arvutisse, aga kui te filmite nutiseadmetega, siis see on palju lihtsam, et nutiseadmetesse on võimalik paigaldada või Androidi puhul ja iPhone'i puhul tegelikult on juba olemas erinevad pilverakendused. Et Google Drive on Androidi puhul juba vaikimisi olemas, sama konto ja Drive'i pilveruumi maht on 15 gigabaiti. Et te võite siis oma videod otse sinna üles laadida või kopeerida telefonist äppi. Selle kohta on vastavad ekraanipildid olemas või kasutada ka muid. Näiteks iPhone'il on iCloud, mida saab siis seadistada nii, et automaatselt lähevad kõik pildid ja videod sinna. Ja arvutis ma saan juba neid ka kätte. Ma saan ju avada nii Google Drive'i kui iCloud'i kui OneDrive'i, Dropbox'i ka arvutis ja sealt siis need videod kätte saada. Et erinevaid variante on. Et siin on mõningad ekraanipildid, kuidas saab siis näiteks iOS-i puhul ehk siis iPhone'i puhul et seadistada nii, et nad automaatselt läheksid settingute all sinna. Aga siis ka konkreetse video puhul, kui ta on mul filmitud telefonis, ma saan ta siis otse jagada siis vastavasse, more alt saab valida vastava Drive'i või mingi muu asja sisse. Et ja Androidi puhul samamoodi, et video all on jaganupp ja kui mul on Drive'i rakendus olemas telefonis, seda saab alla laadida, kui seda ei ole juhuslikult, tasuta äpp, siis ma valingi kohe Drive'i ja sinna ta läheb. Teine võimalus on siis, et ma avan Drive'i ja sealt kaudu laadin üles video sinna, et 2 erinevat varianti, et kas läbi Drive äppi või läbi Photos kausta, kus on ka videot tegelikult olemas, et selle alt võtan jaga. Et hästi lihtne. Aga töötluse puhul täna me vaatame põgusalt OpenShot programmi. See on tasuta, et sai ka palutud seda endale alla laadida ja paigaldada. Lisaks sellele, mida ma veel soovitaks uurida, kellel on aega, Filmora on väga tore kaasaegne tasuta programm. Tal on võib-olla kohati natuke vähem võimalusi, aga ta on hästi lihtne selle eest. Ja Shotcut on siis natuke keerukam, aga rohkemate võimalustega tasuta ja allalaetav programm.
et neid on erinevaid. Äppidest on ka siin mõned soovitused. iOS-i puhul on iMovie näiteks kaasas ja siis Androidil on terve nimekiri, mida saaks alla laadida. Nii, aga alustame siis OpenShotiga. Et ma jällegi teen selle endal ka lahti, et saame koos siis teha. Et Filmora on mul juba siin lahti, et seda võib-olla kui jõuab pärast vaadata, aga OpenShot on siis natuke teistsuguse välimusega. Üldiselt video salvestamisel on hästi palju etappe, et kuni valmis video valmimiseni, et alustame me alati just stsenaariumi loomisega, ennem kui me üldse filmima lähme, me mõtleme kõik läbi, et hiljem oleks monteerimisel vähem tööd. Ja siis alles, kui kõik on filmitud, peame me need failid arvutisse saama ja siis arvutist omakorda me peame neid importima veebi või videotöötluse programmi. OpenShoti puhul ja ka ükskõik millise teise videoredaktori puhul on tegelikult need etapid üsna samad ja ka nupud ja kõik käsud on vastavalt sellele tehtud, et kui te ühe programmi selgeks õpite, siis teiste õppimine on juba palju-palju lihtsam, sest et kõik need asjad on üsna ühtemoodi. Et kõigepealt me impordime need klipid, videoklipid üks või mitu. Kui me tahame mitmest klipist ühe filmi teha, siis me peamegi mitu sisse tooma, et impordime need siia programmi. Selleks on kas importkäsk või siis lihtsalt plussmärk ja nüüd see OpenShot on täitsa eestikeelse kasutajaliidesega, et hästi mugav on seda kasutada, kui inglise keelt ei oska. Ja plussnupuk on siis see roheline või vabandust. Importimine on ikkagi siin, see on raja lisamine. Faili alt on jah, nad täpselt samasugused rohelised plussid, et kogu läheb mul sassi see, et ülevalt või alt. Et ülevalt on siis failide lisamine, alt on radade lisamine. Nii, et võtame siis oma videot, mida me tahame siin töödelda. Mul on juba valmis pandud paar videot, siin muutangi kohe 2 korraga, nad on lühikesed iPhone'iga filmitud ja ma siis läbi Drive'i tõin nad siia arvutisse. Nii, projekti failid, 2 tükki tõin sisse, et see ülemine roheline pluss oli siis sisse toomiseks. Kui ma tahan veel lisaks tuua pilte, näiteks ma tegin hoopiski tiitreid, ise kujundasin kuskil kuidas tiitreid võiks üldse teha, kas pildikujundusprogrammis pildina või siis hoopiski PowerPointis ma olen teen ühe slaidi, panen sinna tekstid, lisan logod ja salvestan selle PowerPoint slaidi PNG failina ehk siis pildina või JPG failina ja siis ma selle pildi toon juba siia sisse, et ta on siis nagu tiitriks, et väga erinevaid võimalusi on selleks. No praegu ma seda tegema ei hakka, ma lihtsalt tõin 2 videot. Ja nüüd järgmine etapp on siis tavaliselt see, et vaat need rajad siin, need trackid ongi klippide jaoks, need on ajajoon, et kust hakkab see töötlus pihta, et ma tõmban kõik need pildi ja klipid siia ajajoonele. Neid radu on siin palju selleks, et me saaks erinevat sisu siia ära jaotada. Näiteks meil tuleb eraldi veel heli. Me loeme siis eraldi või hoopis muusikapala importime siia täpselt sama plussmärgiga tausta heliks. Et siis samamoodi me peame ta siit lohistama. Ma võingi teha juba ühe näite, et ma toongi ühe helifaili siia. Mul on siin palju muusikat. Siin muidugi on autoriõiguste aspekt alati. Et mis on kaitstud seda, siis me avalikustada ei või YouTube'is, seda kohe blokeeritakse meil ära. Aga mingit lubatud muusikat, kui te leiate free sound näiteks või salvestate ise, seda ikka võib. Nii, et see on küll pikk, aga ma saan ta parajaks teha. Ta lõpeb mul siin, et ma siis lihtsalt tõmban ta lühemaks, et siis ta mängib täpselt nii palju, kui mul seda on. Et ühesõnaga ma saan siis ära paigutada kõik tükid nendele radadele. Kui ma selle muusika panen video järgi, siis ta ei hakka taustaks mängima, ehk siis paralleelselt, nagu need rajad siin mõeldud on, vaid hakkab alles peale videot mängima. Et sellepärast, et ma paralleelseks saaks erinevad tükid korraga mängida, ma peangi neid niimoodi paigutama paralleelselt. Et heli mängib videole taustaks, need on nagu kihid. Nii. Ja kui ma tahan veel pilti lisada, staatilist fotot, samamoodi ma võtan ta siit
ja kõigepealt lisan ja siis lohistan siia ajajoonele. Nüüd, kui ma tahan teda ette panna, siis ma pean jällegi liigutama need eest ennem ära, eks, et kuhu ma seda tahan panna ja siis liigutan need tagasi kõik paika. Et see kestus, kui kaua nüüd mul seda pilti näidatakse, siin üleval me näeme eelvaadet, et ma panen mängima ja siis ma näen, mis mul juba toimib, näed, muusika mängib, kõik ilusti toimib, pilti hakati näitama, aga need sekundid siin üleval on siis näha, et natuke suurendan seda, et on paremini näha, et sekundid on siis siin, et kokku on mu video praegu umbes 40 sekundit pikk, nüüd heli jälle natuke pikemaks, et ta oleks videoga sama pikk ja siis siin ma näen täpselt, siin mul sekundid jooksevad sekundi sajandiku täpsusega, et mis, kus, kui kaua, et praegu ma näen, et mu pilt on 9 sekundit, näidatakse seda, et seda on ilmselgelt liiga palju, et ma võin seda natuke vähem aega näidata, et ma siis servast jällegi pean teda tõmbama lühemaks, mis seda tõmbas praegu, nii, et see on üks peen töö. 5 sekundit on ka veel niimoodi. Nüüd panen selle klipi siia tagasi. See oli üleminek. Ta ise automaatselt paneb üleminekut, seda ma ei tahtnud. Nii, panen tagasi. Kui te tahate mitu klippi korraga nüüd selekteerida, siis Ctrl-klahviga, vabandust, siin toimib Ctrl-klahv. Ctrl-klahviga saab korraga kõik liigutada siis ja selekteerida. See võib-olla säästab aega. Nii, nüüd jälle läksin mul muusika lühemaks. Nüüd töötapid on sellised, et kõigepealt lõigatakse video parajaks, lisatakse vajalikud tükid, siis alles tuuakse heli, et me ei peaks seda heli kogu aeg parajaks sättima vastavalt sellele. Seda võib muidugi ka hiljem teha, aga jah, et alguses töödeldakse siis selle videoga, tegeletakse ja selle pikkusega. Kui on vaja nüüd lõigata lõpust, algusest midagi, siis selleks on meil siin kääride tööriist. Ehk siis ma pean leidma selle koha, kus ma lõike teha tahan. Näiteks ma tahan algust ära lõigata, mul on siin kole näpp ees, selle tüki tahan ära lõigata, siis vajutan käärid sisse. Nüüd käärid on sisse vajutatud ja lähen siia kaadri peale ja seal, kus mul see kursor on, tekib see nuga. On see noa märk ja nüüd ma teen selle lõike. Siin toimub väike ajaline viivitus ja see lõige tekib ja nüüd ma pean käärid tagasi välja lülitama, muidu nad jäävadki peale ja ta jääbki lõikama. Nüüd ma saan seda tükki siit lihtsalt delete klahviga ära kustutada ja tõmban nad jälle kokku. Nii. Ja nüüd on mul see kole tükk välja lõigatud. Ehk siis kääride nupp, et kursor siis õigesse kohta. Et kui mul on näiteks keskelt vaja ära lõigata, siis ma pean 2 korda lõikama. Lõikan siit ja siis lähen natuke edasi see tükk. Ja kuni siiamaani ma tahan ära lõigata, siis lõikan siit ka ja siis tekib see väike tükk siia keskele ja siis kustutan selle tüki ära. Et 2 kohast tuleb lõigata. Nii, nüüd edasi, et on lõigatud parajaks, mis siin veel lõike kohtadesse, näiteks pilt on meil kõigepealt, siis on meil video, siis jälle teine video, et need on lõikekohad siia vahele, et oleks selline sujuvam üleminek ühelt stseenilt teisele, ühelt klipilt teisele, pannakse selliseid huvitavaid ülemineku efekte. Nimetatakse inglise keeles transitions, eesti keeles on üleminekud ja saate ise valida, millist efekti ja siis lihtsalt lohistada siia klippide vahele või peale, et ja kui pikalt seda näidatakse, siis te saate ise siin jällegi piiridest lohistada, kui pikalt see efekt nagu kestab. Liiga pikk on praegu. No vot. Ja kui te tahate eelvaates nüüd vaadata, kuidas pildilt üle läheb videoks, näed efektsemalt, et selline efekt sai tõmmatud, et efekti ma lohistasin ka siia alla. Nii, et need on ülemineku efektid. Ja nüüd edasi on veel lihtsalt efektid. Oleneb programmis, siin on neid väga vähe, et mõnes programmis on rohkem, et kuidas see video välja näeb, et kas on midagi hägustatud või see nagu parandab hoopiski kontrasti, et ma jällegi pean seda efekti klipile lohistama ja siis alles ta hakkab nagu näitama, et kuidas ta välja näeb. Nii, ja kui efekt on peal, siis tekib siia ka selle efekti algustäht klipi peale, et see annab mulle märku, et selle klipi peal on efekt.
No siin väga palju ei muutunud, natuke teravamaks ja kontrastsemaks see pilt läks. Mõni efekt on siin kohe näha, näiteks see negatiivefekt, eks ju, et läheb mustvalgeks ja vastupidiseks. Vot selliseks läheb pilt. Et siin programmis on neid minimaalselt, et rohkem neid väga ei ole, aga mõnes on rikkalikult. Näiteks Filmores on palju, nagu filtreidki, et saad kohe erinevaid filtreid peale panna. Nii, ja kui video on nüüd meil siin niimoodi parajaks lõigatud, mis meil veel siin üle jääb? Et heli puhul me saame alati iga klipi peal ka parema hiirekliki teha ja vaadata, mis selle konkreetse klipiga veel teha on. Näiteks heli tugevust me saame siin reguleerida, et kas ainult alguses ja lõpus võtame taseme madalamaks, et ta ei algaks kohe karjuvalt, vaid natuke vaiksemalt ja siis läheb valjemaks. Või siis kogu klipil on see vaiksem siiski, et umbes 70 või 60%, et ei ole nii valise muusika. Seda saame siin kohe otsa teha. Videote puhul me saame ka, videol on ju ka oma heli tavaliselt olemas, et me saame selle heli siit eraldi veel kätte võtta, eralda heli, näiteks sellel klipil ja tekib eraldi siis helirada ka temale, kui see on, praegu ta võtab aega, näed, tekkis küll. Ta näeb välja kui video samamoodi, aga tegelikult on see heli. Nii. Ja kui ma tahan sellest originaalhelist üldse lahti saada, et ma tahan ainult muusikat jätta, ma võin ta kas vaigistada või siis üldse ära kustutada. Nii, ja nüüd ongi meil ainult see heli, ainult muusika. Aga saab ka lihtsalt vaigistada kogu klipi ära nulli peale, et kõik on lubatud. Nii, ja siis on meil veel tiitrid jäänud, et üleval on menüü pealkiri, et videos on alati olemas tiitrid. Kui te ise neid ei tee, siis programmis on ka mingid võimalused olemas. Kas animeeritud siis tiiter, et ta seal hüppab ja kargab või lihtsalt staatiline. Võtame praegu staatilise variandi, et siin on ka juba eelkujundatud igasugused variandid. Mõni on ilus, mõni võib-olla mitte nii ilus. Et valite siis ja sisestate oma variandi, oma nime siis, oma filmi pealkirja, autoreid, kui soovite, mis iganes andmeid, saate teksti, värve ja kõike muud siin veel ise muuta. Ma praegu ei hakka seda tegema. Nii, ja tiitrid siis tekivad meil kohe, siin on alati viivitus, kuna videod on väga mahukad. Tekivad siis ka siia projektfailide vaatesse ja ma saan neid siis lohistada kas algusesse või lõppu, kuhu ma neid mõtlesin. Et jällegi see liigutamine on siin vaja ennem ära teha, et ta mahuks siia ette, et ma selle kontrolliga selekteerin kõik klipid ära, liigutan eest minema ja nüüd panen tiitrid ette. Ja samamoodi ma panen neid ka taha, kui on vaja. Ülemineku efekti tekitas ta jälle ise, selle ma kustutan ära. Nii, et nüüd on siis tiitrid ees, jälle neid näidatakse mõnda sekundit, et siis ma pean ka muusika pikemaks venitama. Et nüüd on ka tiitrid olemas. Muusika hakkas mul kohe mängima, aga juba vaiksemalt. Nii. Et kuna tiiter veel jäi kestma, et ta jäi liiga pikaks, siis ma pean selle kestust natuke lühemaks tegema. Et siin seda vist teha ei saa, ma pean ikkagi need eest ära võtma ja siis tegema ta lühemaks, et tiiter jääb taustaks, eks ju. Nii, aga nüüd meil on jäänud veel viimane asi, et nüüd on meil tiitrid, nüüd on meil heli. Kui te nüüd tahate veel midagi teha, siis näete, et siin on olemas ka klipi saab teha kiiremaks ja aeglasemaks. Et sellised nupud on ka siin parema hiirekliki all. Aga hetkel meil aeg hakkab vaikselt otsa saama, et meil on jäänud siis ainult jagamine. Ja jagamine on siis see, et me kõigepealt peame ta videofailiks publitseerima, sest praegusel kujul ta veel ei ole valmis video. Ta on projekt. Et salvestame kõigepealt selle projekti ära kuskile. Ja me jätame meelde, kuhu ta selle paneb. Mina panen kõik kuskile dokumentidesse näiteks. Ja edasi teine samm on siis produtseerimine, video eksportimine. Produce on siis inglise keeles või export. Kas faili alt video eksportimine või siis see lühinupp, punane nupp
selline ümmargune punane. Nii, trükiviga ka. Ja vaikimisi ta pakub meile selliseid parameetrid, mis tegelikult sobivad. Ehk siis MP4 formaadis video, HDV ehk siis üsna hea kvaliteediga, mitte kõige parema. Siin on igasuguseid variante veel, et kui te ise teate, mis te tahate, kõrge kvaliteetsemad on siin üleval pool, et saate siis uurida, aga see HDV on keskmiselt väga hea variant ja just see, mis ta pakkus, see 1200 on ka täitsa okei. Veebis vaatamiseks sobib, ei koorma meie ükskõik millise võrguühendusega, siis saab telefonis ka vaadata ilusti. Kõrge kvaliteet las jääb ja paneme eksportima, et ta produtseerib selle failiks. Ja seni, kuni ta siin seda teeb, me võime juba mõelda, mis me nüüd selle failiga edasi peale hakkame. Kas me tahame ta otse YouTube'i panna või hoiame esialgu oma arvutis. Manusena me seda saata väga ei saa, sest see tuleb üsna mahukas. Videofailid on mahukamad, et me peamegi ta tegelikult kuskilegi üles laadima. Aga kuhu? Et kõige populaarsem koht on ilmselt YouTube, kuhu kõik oma videod üles panevad. Neid kohti on veel, on Vimeo näiteks olemas, on TeacherTube, kus on õppevideod, aga YouTube on siis see kõige enam levinum ja seal on ka hästi palju võimalusi oma videote haldamiseks ja hoidmiseks, et ei peagi kõigile avalikuks seda tegema. Saab ka jagada normaalsemalt, teile sobivalt. No, natuke veel ootame. Nii. Nüüd on video valmis. Ta läks sinna kausta, kuhu ma talle ütlesin. Ehk siis sealt ma ta üles saan. YouTube'i konto on tegelikult sama, mis Gmaili, Google konto. Te saate sisse logida täpselt samade paroolidega siia YouTube'i. Ilma sisse logimata midagi üles laadida ei saa. Ja kui olete sees, siis vajutate siin üleslaadimise nupp, on siin paremal üleval nurgas nool üles ja ta juba siin küsib, et milline video see tuleb, kas avalik, loetlemata ehk siis unlisted inglise keeles, see tähendab seda, et ainult need, kes teavad linki, kellele te saadate linki, saavad seda vaadata, ülejäänud ei leia seda YouTube'is. Privaatne on siis ainult minule nähtav, et see on nagu hoiukoht. YouTube'is ei ole väga piiranguid, et me saame ükskõik kui palju videosid siia üles laadida. Et ma võingi oma videod kõik siia panna, aga keegi neid ei näe. Või ajakavas, see tähendab seda, et ma ajastan, millal see video ise nähtavaks muutub, millal see publitseeritakse, aga praegu juba laen ta üles. Et otsin selle video MP4 formaadis ta pidi tulema, no mul on üks teine siin. Panen siis selle ja seni, kuni ta üles läheb, ma saan täita siin metaandmeid. Et praegu ma panen ta siis täitsa privaatseks igaks juhuks. Et kirjeldus, märksõnad, mis seda iseloomustavad, kui mul on YouTube'is loodud juba mingisugused esitusloendid, playlistid, nii nimetatud, ma võin neid sinna lisada. Minul on siin konkreetselt 3 kaustakest või playlisti juba loodud, et ma saan otse sinna paigutada. Nii, ja tõlket ma saan siis teises keeles ka seda infot pakkuda, kui ma soovin ja siis täpsemalt ka seadistada, et kui on vaja. Et kas kommentaarid lubada video alla või mitte lubada, kas saavad hinnanguid anda teised vaatajad ehk reiting, neid tärnikesi anda või ei saa. Igasugused muud asjad, mida tegelikult võib-olla rohkem vaja ei olegi teada hetkel. Nii, mul on juba see teist korda üles läinud, sellepärast ta mind hoiatab. Aga kõiki mu videosid saab siis vaadata, mis mul on siin videohalduris. Et neid saab kätte ka, ma siit veel ei saa näha, siis ikkagi videohaldur pakkus mulle eraldi peale üleslaadimist kohe videohaldur. Nii, siin ta siis on. Et praegune video, mis ma üles laadisin, on siis see. Sama muusika ja kuidas videod nüüd jagada. Nüüd on ta näiteks ainult minule nähtav. Jagamiseks on mitu varianti, sellel on link, mida te saate üleval kopeerida, jagada, aga lisaks on ka embed ehk siis embed koodiga jagamine. Mul vist siin ei olegi see lubatud. Ei ole jah, ma olen keelanud selle jagamise, aga no vaatame ükskõik mis muu video. Siin vasakul pool on kõik minu
ja playlistid ka näha, et näiteks mul on siin ka õppevideosid, et neid ma olen ikka jaganud. Et siin on siis need jaga nupp olemas ja vot see embed kood, see on link, tavaline link, mida te saate saata, aga embed kood on manustamine ja see on nüüd selline HTML kood. Kui te oskate HTML koodi oma veebilehele kopeerida HTML vaates, siis see on nüüd see koht, et teil video ilmub kohe sellisena videoaknana teie kodulehele, mitte lihtsalt lingina, et see on embed koodiga kopeerimine. Nii, ja aeg on meil nüüd üsnagi otsas, et viimane asi, mis ma tahtsin näidata, oligi, et YouTube'is otse te tegelikult saate ka videosid natuke töödelda tagantjärgi. Et siin on, kui te vajutate oma profiili pildi peale, kui teil pilti ei ole, lihtsalt profiili peale, siis siin on selline programm installeeritud nagu Creator Studio. Et kui te tahate hoopiski siin oma videot natuke mudida, siin ei ole muidugi nii palju variante, aga siin on hästi mugav lisada subtiitreid. Et siis te võite avada, et valite siis, millise videoga te tööle hakkate. No, ükskõik, võtame selle. Nii, tuleb, ei tule. Ma ei pidanud muidugi videot avama, vaid muuda. Ja vajutan muuda, vot siis need tekivad siia, need nupud. Ehk siis ma saan ta täiustada, paremaks teha oma arust, valgust, kontrastsust, temperatuuri videol, selliseid asju saan parandada. Heli saan mudida, hakkab kogu aeg mängima mul, jah. Vaiksemaks, siin on mul juba hoiatus, et minu heli on tegelikult autoriõiguse all blokeeritud, et seda videot teised ei näe. Aga põhimõtteliselt ta saab isegi siin soovitada teile helisid, nagu näete, mida te võiksite kasutada. Siis ülekatted ongi need efektid. Lisaelement saate siin neid lisada, ülemineku efekte ja kaardid on siis tekstid otse video peale. Kui te tahate video peale mingeid tekste, näiteks hakka nüüd seda vaatama või pööra tähelepanu sellele elemendile, siis lisakaart. Et siin saab siis linke näiteks, minul ei ole lubatud, aga küsitlust või midagi muud, reklaami saab ka siia lisada, infot tekstina. Subtiitrid on siis siin järgmine valik. Et saad siis valida keelt, eesti ja lisada võib-olla siis praegu mul, see mõtleb, see on nii aeglane. Nii. Nii ja nüüd ma saan hakata siis nüüd ei hakanudki mängima, nüüd ma panen ise mängima ja lisan siis subtiitreid vastavas keeles. Siin on 4 keelt praegu toetatud. Kas ma loon otse YouTube'is või siis ma võtan neid failist, kui te oskate teha subtiitrite faile, olete professionaalne videotöötleja, siis võite ka failist võtta. Aga saate ka siin luua uue subtiitri loomine. Et otse siin, et video hakkab teil siin mängima, sekundid ja asjad jooksevad ja vasakul pool hakkate siis lisama neid kaadreid või tähendab neid subtiitreid tekstina siis ja kui on valmis, vajutate pluss ja lisate järgmise. Milleks subtiitreid üldse lisatakse? Aga selleks, et inimesed mitte ainult ei kuula või vahest ei saa kuulata, vaid nad tahavad ka lugeda, et mõlemad tegevused toetavad teineteist, et tekst ja video toetavad väga hästi teineteist, et mida rohkem kanaleid me kasutame info edastamiseks, seda efektiivsem see tegelikult on. Ja loomulikult vaegkuulajatel on see asendamatu, et neid eesmärke võib olla mitu. Siis jälle läheb natuke edasi ja siis paneme järgmise subtiitri. Niimoodi sekundi pealt näete, siin saab neid vaadata ja valida. Nii, aga minu poolt on hetkel vist kõik, et saime ruttu ka videoteemast üle käia. Kui teil on nüüd jälle küsimusi tekkinud? Tundub, et küsimusi praegu ei ole kellelgi tekkinud. Üldiselt ma avasin ka kommentaariumi, et teil praegu võib-olla ei olegi, tahate proovida ja katsetada, aga mu viimasel slaidil on link
et Today's Meet keskkonda ma tegin väikse kommentaari, mis on 6 aega lahti, et sinna te saate mulle need küsimused ja kommentaarid esitada. Et ma 6 aega sealt loen ja sinna ma ka vastan, kui te oma kontakti ei jäta. Kui jätate, siis vastan ka privaatselt. Aga võib-olla juba praegu on midagi küsida. Iseenesest slaidi peal mul on need juhised ka olemas, et teil edaspidi oleks. Et kui ei ole, siis ma tänan tähelepanu eest. Ma loodan, et oli siis ka kasu sellest. Suur aitäh sulle, Veronika, väga huvitava seminari eest ja siis sellega tänaseks siis lõpetame. Aitäh osalemast ja head õhtut kõigile!